Eks ole, vähe veidrikud on need vabatahtlikud. Üks selline veidrik on meil praegu stuudios ka. Tere, Liis. Tere. Oledki vabatahtlik ja käid abistamas endast nõrgemaid. Käin endast nõrgemaid, vahel tõenäoliselt mõni on ka tugev, et selles mõttes. Ja. Miks? Miks käin? Yeah. Eks lihtne vastus on, et meeldib ja ilma loomaarmastuseta muidugi ka ei teeks seda. Ja noh, ka endal ei ole kodus, endal looma ei ole, nii et kui saab ka kodututel loomadel vahepeal tõesti elu mugavamaks teha. Ja. Kõik inimesed ei käi ju vabatahtlikuna koeri ja kasse aitamas. Ju sul ikka mingi kiiks on sees? Jah, ju on. Miks need varjupaigad üldse eksisteerivad? Kusagil on midagi tegemata jäänud? Jah, et noh, teine asi, mis vabatahtliku töö, mis mulle meeldib, on see, et ikkagi tõsta seda ka loomapidamiskultuuri võib-olla just rohkem. Et noh, ideaalis me keegi ei tahaks tegelikult, et need varjupaigad olemas oleks. Igal koeral võiks olla oma kodu, aga noh, seni kuni seda ei ole, siis oleme meie. Kaua sa nüüd siis vabatahtlik oled juba, ma ei saa öelda mänginud, aga lihtsalt olnud selline? Varsti saab aasta täis juba. Et mina ja siis paljud teised, kes on niimoodi pikemalt käinud, olemegi need esimesed, kes hakkasid eelmise aasta märtsis käima. Ja nüüd kuidagi ei ole lahti saanud. Kummal see rahuldus suurem on? Kas koeral, kes sind näeb või sinul, kes koera näeb? Vahel tundub, et võib-olla endal on isegi parem meel seal käia, kui koertel minna. Kas sina usud ka seda, et kui sa paitad koeri, siis sa suudad sellega oma pisikesed, samal ajal suured inimese mured tema kasuka karvadesse peita ja tema läheb, maandab need ära, ajab oma koerte asjaga segamini ja tuleb jälle sinu juurde tagasi? Maandamise kohta ma ei tea, aga tuju läheb endal küll paremaks, et selles mõttes on ka väga isekas põhjus, tõesti, miks käia aegalt, et endal on ikkagi ka hea. Väga isetu inimene võib ainult öelda, et see on väga isekas põhjus. Mul oli võimalus seal Paljassaare kandis veel kahe väga iseka inimesega kokku saada, ma tahaks seda teile ka näidata. Vaatame, kuidas nemad välja näevad.